Tere tulemast kuulama Inspiraatorid podcasti. Mina olen Sigrid Säga ja igal nädalal toon sinuni enda mõtteid või pean vestlusi erinevate inspireerivate inimestega, kes jagavad praktilisi tööriistu ja strateegiaid, mille abil sina saad kasvatada oma sissetulekut ja positiivset mõju teiste eludele. Ja kui sa tahad osaleda meie podcastide salvestusel laivis, siis liitu ka meie Inspiraatorid nimelise Facebooki grupiga, mille lingi leiad podcasti kirjeldusest. Ja siit tuleb meie tänane episood. No nii, tere imelist õppimisneljapäeva. Täna ma olen sinu ees siin üksi, sellepärast et see teema on teema, mida meil tegelikult oleme rääkinud juba varasemalt, küll aga mööda minnes koos teiste teemadega. Ja tänaseks teemaks on see, et kust leida endale sobivat assistenti. Ja miks ma selle teema uuesti üles toon? Sest et mulle tundub, et ükskõik kui palju me sellest räägime, on ikka veel sama palju inimesi, kes on selle sama küsimuse taga kinni ja neid inimesi on minuni jõudnud järjest rohkem ja rohkem. Nii et on vist aeg see teema tagasi siia fookusesse tuua. Aga assistendi leidmine on üldse selline protsess, mis, kui sa mõtled selle peale, siis tihtipeale me mõtleme üle. Me mõtleme üle seda protsessi, me kardame seda protsessi. Ja peamised põhjused, miks see ülemõtlemine tekib, ongi see hirm selle ees, see teadmatuse ees, mida see tähendab endale assistenti võtta, kui palju see aega võtab, et endale assistent välja koolitada, et juba see tekitab meile sellise barjääri iseendale, et me ei julge minna selle sammuga edasi, sest me kardame, et me raiskame seal oma aega. Ja üks võib-olla isegi kõige tähtsam nüanss, mida kardetakse lisaks selle aja kadu juures, on see, et kas ma leian endale assistendi, kes päriselt ka minuga klapib. Sest et kui me otsime assistenti, siis me toome tiimi teise inimese. Järsku on meid rohkem kui üks, oled rohkem kui sina ja inimeste vahel selleks, et kõik koostööd saaksid toimida, on vaja, et oleks ka inimeste vaheline klapp ja osatakse üksteisega suhelda. Nüüd ma jagan sulle tänases siin laivis erinevaid kohti, kust leida endale sobivaid assistente, aga sellega seoses ma jagan sulle ka natukene seda poolt, et mida üldse tähendab sobiv assistent. Sest et väga palju olukordades, kui me otsime endale assistenti, mis me võib-olla ei mõtle sellele nii palju, et kes on meie jaoks see sobiv assistent. Nüüd, üks asi, mis mõjutab sobivust, on loomulikult isikuomadused, aga siinkohal ma pean ütlema, et isikuomadused, need on head, kui need on natukene erinevad. Me ei taha, et me oleksime täieslikus ekstreemsuses sellest, et me oleme üks ja nemad on täiesti skaala teises otsas. Sealt võib tekkida lihtsalt kommunikatsiooniprobleeme, sest et ei suudeta leida seda ühist joont. Küll aga me tahame ikkagi kedagi, kes oleks meist piisavalt erinev, sest et sa ju tegelikult ei taha otsida teist iseennast. Vaat sa tahad kedagi, kes aitaks sul näha natukene rohkem kui see, mida sina oled näinud. Ja kuna üks asi, mida koolitajad on mulle väga tihti välja toonud, mida nad otsivad, on assistent, kes suudab kaasa mõelda ja kaasa rääkida, siis selline teine nüanss on see, et neil võiks olla ka huvi sinu valdkonna vastu. Et seda tasub küsida ja seda juba siis nii-öelda koostöö algusfaasis või üldse läbirääkimiste faasis, et kas ja mis on tema huvi. Ja see oleneb muidugi assistendi tüübist, mida jälle võib-olla ei mõelda selle peale, et võib-olla sul ei olegi kasulik võtta ainult üks assistent. Võib-olla sul on kasulik võtta hoopis mitu assistenti, kes tegelevad oma spetsiifiliste asjadega ja nad teevad seda, mida nad teevad väga hästi. Ja ma olen väga paljudelt kuulnud seda tagasisidet, kui palju lihtsam on tegelikult esiteks sisse tuua mitu erinevat assistenti just sellepärast, et kõik need küsimused ja probleemid, mis tekivad alguseks selles ühel assistendil, mis võtavad siis sinu aega, sest et sa pead neile vastama, kui sul on mitu assistenti, siis tegelikult see aeg oluliselt väheneb, sellepärast et nad omavahel juba lahendavad tagataustal probleemil või aitavad üksteisel leida selle vajaliku info. Et siin on sellised mõned nüansid, mida siis üldse mõelda, et mis on see sobivus. Võib-olla sul ei olegi sobiv üks, võib-olla sul on sobiv mitu. Ja siis võib-olla sul on üks assistent, kellega sa saad nii-öelda teema kohaselt põrgatada. Ja kui sul tõesti ongi
ainult kujundamise jaoks assistent või ainult mingisuguse, ma ei tea, Facebooki grupi tegemise jaoks assistent, siis neil võib-olla ei ole otseselt vaja huvi sinu teema vastu. Kus võiks huvi olla teema vastu, on siis, kui nad tegelevad ka tekstide loomisega. Kui nad tegelevad sellega, mis on võib-olla sinu sisu, aitavad natukene kokku panna või kuidagi neid materjale luua. Ja teine pool on see, et kui nad kirjutavad sinu emaile, postitusi, kõik nagu tekstidega seotud, mis on otseselt seotud väärtuspakkumise loomisega põhimõtteliselt, ka tasuta asjad, lihtsalt see, et sa teed mingisugust väärtust sotsiaalmeedia postituses, ka see on mingil määral väärtuspakkumine. Ehk nende jaoks on siis vaja, et assistent mõistaks natukene seda tagatausta, esiteks sinu teemat ja teiseks ka sinu sihtrühma. Ja nende asjade õppimine, endale selgeks õppimine on oluliselt lihtsam, kui assistendil on ka huvi selle teema vastu. Nii, mis veel sobivust mõjutab nüüd, kui isikuomadused võivad olla erinevad ja seal võib olla lahknemisi, siis mis asi peab klappima, on väärtused. Ja noh, loomulikult siinkohal kohe alguses me ei pruugi näha kõiki selle inimese väärtusi, aga me saame ka välja tuua seda, kui me teeme oma esimesed kontaktid, oma esimesed sobivuskõned. See on alati asi, mida ma soovitan teha, tee sobivuskõne ja mitte kohe ei alusta koostööd, vaid tehagi kokku leppida prooviperiood. Et just selle mõttega, et vaadatagi, kuidas koostöö sujub, kas see tunne on hea koos töötada, sest et ma ütleks, et siinkohal on vahepeal parem valik võtta endale assistent, kes klikib sinuga, klapib ja temal on hea suhtumine sellega, et tal ei ole kõiki oskusi, aga ta on valmis õppima neid oskusi. Versus assistent, kes sinuga iseloomu poolest no üldse ei klapi, aga tal on väga kõvad tehnilised oskused. Sest et alati oskusi saab parandada, mida on palju raskem nii-öelda siis algusest peale hakata tegelema sellega, on see, et kui need lahkhelid ja eriarvamused on juba isikuomaduste poolest väga suured. Seal me hakkame justkui nagu on soov inimest muuta ja seda ei ole kunagi hea teha. Ja see ei tähenda, et nad on halvad, see ei tähenda, et kui sobivust ei ole, et see oli halb koostöö, vaid see lihtsalt tähendab, et te ei olnud üksteise jaoks õiged. Me saame olla sõbrad ja me saame hästi läbi saada ka nende inimestega, kes meile ei klapi, aga see ei tähenda, et me kõigi inimestega hea koostöös oleme. Ja see on väga okei kommunikeerida, kui sa tunned, et seda klappi ei ole. Nii, selline ülevaade siis sobivuse koha pealt, mida silmas pidada, kui sa otsid endale siis sobivat assistenti. Ja üks asi, mida veel sobivuse koha pealt tahan välja tuua, on, mis mina soovitan teha, on tõesti esiteks teha enda jaoks kõigepealt selgeks, mis on see, mida sa ootad, mis on sinu ootused just sellele koostööle, näiteks selle poole pealt, kui palju sa tahad, et assistent sulle tagasisidestaks asju. Kuidas sa tahad, et nad tegeleksid probleemidega, kas nad kõigepealt otsivad ise või sa pigem tahad, et nad küsiksid üle alguses kõik asjad. Ja siin on minul näiteks, ma näen, et minu stiil on see, et ma tahan pigem, et assistent leiab ise lahenduse. Nii palju kui võimalik ja kui tõesti on vaja minupoolset infot, siis ma annan selle info. Aga ma tean, et jällegi on koolitajaid, kes võib-olla on just selle skaala pooles, kes tahavad, et kõik asjad oleksid hästi üle kontrollitud ja hästi tehtud. Et see on kaks skaala otsa, eks ju, et kes oled sina, kui palju sa tahad seda ülekontrollimist teha ja just, eks ju, alguse pooles ka. Et ma pigem eelistan seda, et mul on endal assistent, eks ju, mul on Agnes ja kui me isegi kaalume võtta inimest praktikale assistendi kohale või siis võttagi projektipõhiselt assistenti, siis tegelikult enamuse sellest suhtlusest ja ka sobivusest otsustab Agnes. Sest tema on see, kes tegelikult selle assistendiga palju rohkem koostööd teeb kui tõenäoliselt mina. Sest et kõik need ülesanded, kõik need juhendid tulevad läbi Agnese. Ja siin ka nagu see edasimõtlev teema, et kui sul on juba assistent, siis tegelikult ongi hea, kui sa tahad uut assistenti, on lasta sellel nii-öelda olemasoleval assistendil see uus siis kurssi viia, kuidas asjad käivad, mis on sinu standardid, mis on sinu nii-öelda see ootused sellele, kuidas ta oma tööd teeb.
Aga lähme siis nende asukohtade juurde. Need asukohad on väga lihtsad ja ma ütleks, et on selline üks, kaks, kolm põhilist kanalit, mille kaudu mina olen kõige rohkem kuulnud, kust leitakse neid koostöösid ja just sobivaid koostöösid. Nüüd, number üks koht, mida kasutatakse kõige tihedamini ja mida ma ka tegelikult soovitan kõige tihedamini kasutada, on leida assistent oma olemasolevate klientide seast. Ja miks ma seda soovitan, on see, et kui me tahame, eks ju, assistenti, kes oleks juba kursis natukene meie stiiliga, sellega, kuidas me asju teeme, millest me räägime. Ja kui sa tahad ka, et neil oleks huvi selle vastu, mida sa teed, siis kõige parem on võtta inimene, kes on päriselt olnud sinu klient, on maksnud sinu loodud väärtuse eest, ta väärtustab seda, mida sa teed. Ja läbi selle on ta tõenäoliselt sind ka paremini tundma õppinud. Ehk siis see esimene kommunikatsiooni ja nii-öelda tutvumisprotsess on justkui juba lühendatud selle võrra, et see inimene on sinuga tuttav ja tal on huvi ja sa ei pea seda enam kontrollima. Ja need on tõesti need kohad, kus tulebki tähelepanelik olla, et kes on sinu kliendid ja kes võiksid sealt olla assistendid. Ja vahepeal on see, et otseselt küsidagi kui sul ongi meililist ja sul on näiteks meililistis eraldi, sa saadki välja võtta, kes on sinu kursustel osalenud ja saadad näiteks neile eraldi kirja tööpakkumisega ja vaatad, kes reageerib. Ma ütleks, et see on selline kõige-kõige parem variant, et sa leiad inimese, kes fännab seda, mida sa teed. Mina pean ütlema, et tänaseks, et kui me nüüd oleksime otsimas uut assistenti, siis minu jaoks number üks kriteerium on tegelikult see, et see assistent on osalenud minu tasulisel kursusel. Mitte ainult siis tasuta asju on ka, aga mis on minu jaoks tähtis, on tegelikult just see, milline on olnud nende pühendumus tasulisel kursusel. Ja see, kuidas nad on, eks ju, sellest siis osa võtnud, mida nad on sellest välja saanud. Et see on minu jaoks tähtis just sellepärast, et siis see tunde aspekt on tõenäoliselt palju suurema tõenäosusega seal olemas. See klikk, see klapp, eks ju, mida me otsime. Nüüd teine koht, kust ka on leitud väga-väga hästi endale assistente, kellega on hea koostööd teha, on kursustelt, kus sina ise osaled. Sest et mida see tegelikult näitab, kui sa osaled samal kursusel inimesega, siis tõenäoliselt teil on mingil määral sarnased väärtused. Teine asi, mis seal on, te saate sealt mingil määral sarnase sõnavara, te saate mingisuguse ühenduspunkti enda jaoks läbi selle kursuse ja seal õpetatud asjade. Näiteks ma tean ühte koolitajat, kes konkreetselt oligi ühel kursusel ja sattus lihtsalt olema jutuajamine kogemata, et teine inimene on assistent ja koolitajal on assistenti vaja. Ja kuna neil oli see ühine klapp, see ühine teekond, vot see oligi võib-olla see tähtis koht, et see ühine teekond, mida me tunneme, kui me läbime ühte kursust koos, siis see oli piisav, et luua see usaldus, see alguse jaoks ja teha need esimesed sammud, et see koostöö alustada. Et jällegi me saame aega kokku hoida sellega, et kas meie väärtused klapivad, kas meil on seda klappi, sest tõenäosus on palju suurem, et kui see inimene samamoodi arendab ennast samal teemal, millega mina arendan, siis meil mingisugune klapp on ikkagi juba olemas. Nii et see on siis number 2 sellest 3. Nüüd 3. on see, mida ma olen kohanud ka piisavalt tihti. Ja ma arvan, et võib-olla see natukene tuleneb sellest, et mis positsioonil ma olen, mul on väga palju kontakte koolitajatega, siis üks hea viis, kust leida assistenti, on küsida teiste koolitajate käest soovitusi. Sest et enamus assistente leiavad oma tööd soovituste kaudu või siis nendel 2 eelneval versioonil, mida ma sulle välja tõin. Ja kui sa saad soovituse kaudu, ma kujutan ette, kui sa kujutad ette seda olukorda, et versus see, et ma lähen lihtsalt otsin ja nagu külmast kohast proovin assistendiga kontakti saada, versus see, kui sa küsid kellegi käest soovitust ja sulle soovitatakse konkreetselt nimi ja miks teda soovitatakse, on ka hea küsida. Ja mis siin ka võib-olla mängib rolli, on see, et võib-olla sa otsid mingisuguste spetsiifiliste oskustega assistenti.
ja siis ongi lihtsam tegelikult küsida, kes sul tegi selle kodulehe või kas sa tead kedagi, kes oskaks teha mulle hästi sellele platvormile kodulehte. Sul on palju suurem tõenäosus, et sulle tehakse hea soovitus ja viiakse kokku inimesega, kes on pädev selles valdkonnas või vähemalt siis on koostöös väga hea olnud ja on õppimisaldis. Et mul on selles suhtes väga erinevad assistendid, kes erinevate teemadega tegelikult üles tulevad. Kui mulle tuuakse konkreetselt välja, et ma soovin assistenti, kes mõtleks kaasa, kes aitaks kaasa mõelda ja võib-olla tehnilised oskused seal ei olegi nii esmatähtsad, aga ta on valmis õppima. aga ma tahan kaasa mõtlevat assistenti, siis minul tulevad ühed nimed, eks ju, meelde. Versus see, et ma tahan konkreetselt assistenti, kes aitaks mul kodulehe ümber tõsta. Kodulehes teha mingisuguseid haldusmuudatusi. Seal tuleb teine assistent, eks ju, meelde, et ka assistentidel oma erinevad tugevused, oma erinevad nõrkused ja läbi soovituste sul on kiiremini võimalik jõuda siis nende juurde, kelle tugevusi sa ka otsid. Nii, aga siinkohal ma küsiks ka teie käest, kes te seda kuulate praegu, kes te kuulate järgi, kes te kuulate seda podcastis, mis on sinu jaoks veel võib-olla mingid kohad, kus sa oled märganud, kust leitakse endale assistenti? Sest neid kohti on kindlasti rohkem ja need 3, mis ma välja tõin, on need kõige põhilisemad kanalid, mida ma ise olen kuulnud rohkem kui ühelt koolitajalt siis selle kohta, kuidas nad on leidnud hea koostöö. Ja mida, mida lihtsalt siis tasub silmas pidada selle assistendi otsimise koha pealt on number 1, sa ei pea kohe astuma koostöösse, alati ma ütleks, et reeglina võiks olla seal selline katsetusperiood. On see siis sobivuskõne kõigepealt ja ma soovitaks väga juurde panna sellist testperioodi samamoodi. Nüüd üks koht on veel, mille ma sulle välja toon, kust kohast saab. Aga see on nagu selline väga spetsiifiline koht, mida kogu aeg saadaval ei ole, küll aga võta ühendust inimestega, kes koolitavad välja assistente. Üks nendest kohtadest on tegelikult assistendikool ja assistendikoolil on olemas täiesti oma kogukond, on Eesti virtuaalsed assistendid, kuhu saab panna oma tööpakkumisi. Ja teine koht, kuhu saab samamoodi panna, on näiteks inspiraatorid grupp, seesama grupp. Sest et siin on ka väga mitmeid assistente, kes hoiavad silmi lahti ja siin on ka koolitajaid, kes saavad kommenteerida sinu postituse alla ja soovitada sulle kedagi. Et ka see on üks võimalus. Ja praegusel hetkel meil on selline ajutine võimalus, kus me pakume välja võtta endale praktikandiks assistent. Sest et meil on iga aasta alguses, just veebruar-märts ja nüüd ka natukene aprilli algus on meil kursus, kus me koolitame konkreetselt välja koolitajatele assistente. Me teeme seda siis koostöös assistendikooliga ja eesmärk ongi see, et meil on 35 assistenti, kellele me leiame ka otsese praktikakoha. Ja mis on selle juures hea, on see, et me õpetame nendele assistentidele selgeks need tähtsamad oskused. Tuleb siiski arvestada, et kõikide oskuste juures on vaja seda praktikat, et see kõik kinnistuks, mis on ka põhjus, kus me viime koolitaja kokku. Aga mis on hea praktikandi võtmise juures koolitajale? Esiteks, praktikat tehakse tihtipeale just sellepärast, et õppida kinnistatumalt selgeks mingisugune oskus. Ja assistendi jaoks ta siis ongi see, et ta valib praktika, et ta saab teha kas või mingisugust ühte konkreetset ülesannet või siis paari, mida ta saab seal lahendada. Aga sinule koolitajana on see võimalus esiteks saada tasuta testperiood. Kas sulle meeldib selle assistendiga koostööd teha? Ja teine pool on see, et kui on värske assistent, kes on võib-olla just ka nagu oma teekonna algusjärgus, siis sul on võimalik see assistent välja koolitada sellisel viisil, nagu sina seda soovid. Nii-öelda enda jaoks sobivaks assistendiks, sest et tol hetkel ei ole neil veel tekkinud võib-olla selliseid väga kindlaid mustreid ja sul on võimalik just aidata tal nende oskuste õppimisega, mida sinul praegusel hetkel vaja on. Et see praktika koha pakkumine on meil täiesti võimalik ja kui sa ka oled sellest huvitatud, siis sa saad endale kandideerida, sa saad ennast kirja panna, et sa oled valmis vastu võtma ja sinna lisada ka siis ülesanded, mida sa saaksid praktikandile pakkuda.
ja praktikandi, mida me seal kindlasti teeme, on mõlemapoolne ja võib-olla üks põhjus, miks see on ka hea esimene katsetus, kui sul ei ole varem assistenti olnud. Me anname kindlasti assistentidele selle info, kuidas juhtida kommunikatsiooni või kuidas võtta vastutus oma ülesannete eest ja kuidas luua see esialgne koostöö. Ja samamoodi need inimesed, kes siis panevad ennast koolitajatena kirja, et on valmis assistenti vastu võtma, me teeme eraldi koolitajatele sellise laivi või sessiooni või lühikoolituse selle kohta, kuidas päriselt siis võtta endale assistent tööle, mis on see, mida tuleb ennetada, kuidas seda ennetada, milliseid küsimusi alguses küsida ja mis asjad läbi rääkida koostöö alguses. Sest et hästi tähtis on see, et see on kahe inimese kokkutulemine, koostöö, mis tähendab, et mõlemal osapoolel on vastutus selle koha pealt, kuidas see koostöö kulgema hakkab. Ja kui me alustasime seda praktika pakkumist, siis me oleme teinud seda viga, et me andsime nii-öelda sissejuhatuse ainult assistentidele ja me sellest kogemusest nägime, et ka koolitajatele on vaja anda see sissejuhatus just sellepärast, et väga paljud ei tea ja jäävad lootma liiga palju sellele assistendile, et see koostöö käima panna, aga vastutus on mõlemad. Mõlemad peavad küsima õigeid küsimusi, mõlemad peavad olema avatud sellele, mida toob teine osapool välja ja leidma selle nii-öelda kuldse kesktee, kui on eriarvamused. Sest et me tegeleme inimestega, me teeme koostööd inimestega, mitte robotitega ja kõiksugused eriarvamused ja asjad, need käivad töö juurde, aga samas need loovad ülipalju väärtust ja vabadust, kui te saate enda vahel selle kommunikatsiooni klappima ja tahate üksteisele parimat selles koostöö jooksul. Nii et selline väike kokkuvõte siis selle koha pealt, kust endale assistenti leida. Tõesti, kohti on palju. Mine kas või vaata, eks ju, meie gruppides ringi ja pane enda see mõte välja ja vahepeal on ka see, miks on takistuseks võib-olla assistendi võtmiseks, et võib-olla sa kohe ei näe nagu seda rahalist ressurssi, et millega sa saaksid assistendile maksta, siis alati on võimalusi leida mingisugused lahendused ja alguses võibki olla see, et sa teed teenust teenuse vastu, mis on ka põhjus, miks sa tahad assistenti, kes on huvitatud sinu teemast, sest et kui tema näeb väärtust selles, mida sa teed, siis sa saad talle pakkuda selle vastutasuks siis mingisugust ligipääsu sügavamal tasemel või isegi sinu endaga konsultatsiooni ja vastutasuks siis tema töö eest. Ja see võib olla ka vahepeal see, on koostöö, et see koolitaja, kui ta teab, et tal endal ei ole võimalik maksta, aga tal on head kontaktid teiste koolitajatega, siis on näiteks selline kokkulepe, et ta aitab seda assistenti välja tuua ja ta aitab tal leida teisi tööotsi. Et kas see võib olla nagu alati tasub läbi rääkida, et mis on need võimalused, kuidas sa saad selle tasustamise teha ja mida sa saad vastu väärtuseks pakkuda selle töö eest. Aga sellega ma tänaseks lõpetan ja mõnusat assistendi otsimist, sest et tegelikult see on väga suur võimendi, mida sa saad oma ettevõtluses kasutada. Ja pigem otsi endale assistent varem kui hiljem, sest ma olen korduvalt näinud koolitajaid, kes on jõudnud sellesse kohta, kus nad on pudeli kaelas ja nad on seal olnud nii kaua, sest et on mingil määral muutunud mugavaks see, mis nad on teinud, aga nad ei suuda kasvada lihtsalt sellepärast, et üks inimene on üks inimene. Ja see, mida assistent saab sinule, sinu ellu juurde tuua, kuidas ta sind võimendada saab, tihtipeale sa ei suuda seda isegi ette kujutada. Nii et kasuta seda võimendust, leia endale assistent, kes sinuga klikib, kes mõistab sind ja kes on valmis ka panustama kaasamõtlemisega. Ja võib-olla sa ei taha kaasamõtlejat, siis kes on vähemalt valmis panustama täielikult oma oskustega. Ja igaks juhuks toon ka selle välja, kui sa veel ei tea, siis meil praegu on tegelikult käimas koolitajale assistendiks väljakutse, et kui sa tahad assistentide nagu sees olla ja päriselt olla sellises põhimõtteliselt valikulises kohas, siis sa saad ka sellest koolitajale assistendiks väljakutselt veel, saad sellest osa võtta ja vaadata, millised assistendid seal on, kes seal on. Ma tean, et juba on meil sellest väljakutsest päris mitu koolitaja assistendi koostööd tekkinud.
Aga kui see sulle praegu huvi ei paku, siis kandideeri lihtsalt selle vormi kaudu, mis ma siia kommentaaridesse panin praktika kohale ja või mitte praktika, vaid praktikat andma siis, et sa pakud selle võimaluse välja. Ja ma toon ühe nüansi, mis mina tegelikult ei teadnud, et saab teha. Vahepeal, kui assistent on töötukassas arvel, siis minule tuli ükskord selline võimalus, et meil tuli üks praktikale, üks assistent ja ta pakkus välja, et kuule, et ma saan teha Töötukassa läbi praktikat lihtsalt, et sa oled nagu praktikajuhendaja päriselt. Ja Töötukassa maksab praktikajuhendajale praktika juhendamistasu. Nii et jälle nagu üks võimalus, kuidas tegelikult leida see koostöö, et vahepeal sellest on kasu, kui su assistent ongi praktikal, ta on Töötukassas, ta saab selle panna ka ametlikult praktikana kirja ja sina saad ametlikult olla praktikajuhendaja, saad selle eest ka tasu. Et see erinevaid võimalusi on, ägedaid võimalusi on ja ma ütlekski, et praegusel hetkel meil on see koht, et kus me tegelikult eelistaksime sellist varianti, kus Töötukassa maksab meile praktika juhendamistasu, kui me võtame endale praktikandi. Aga sellega ilusat neljapäeva jätku, mõnusat assistendi leidmist ja kohtumiseni juba järgmisel neljapäeval. Tšau! Kui sa said sellest osast väärtuslikke taipamisi, siis kindlasti jaga seda podcasti osaga kellegi teisega, sest üheskoos saame me aidata rohkematel inspiraatoritel oma teekonnal edukad olla. Ja kindlasti jälgi ka meie podcasti, sest siis saad sa esimeste seast teada, kui meie järgmine osa välja tuleb. Ja juhul, kui sa oled kohas, kus sa tunned, et oleks vaja natukene tuge ja juhendamist, kuidas päriselt luua nii finantsilist tulemust kui ka paremini inspireerida, siis vaata lähemalt meie Inspiraatori teejuhi programmi. Ja Inspiraatori teejuht sisaldab meil üle 50 tunni praktilisi koolitusi, lisaks üle 80 tehnilise abivideo erinevatest programmidest, et sa saaksid üles ehitada süsteemid, mis toetavad sinu ajalist vabadust. Lisaks veel mitmeid juhendeid, kontrollnimekirju, mis aitavad sul erinevad protsessid üles ehitada. Nii et kui see pakub sulle huvi ja sa tahad kiirendada oma eduprotsessi, siis vaata lähemalt sigritsaga.com/inspiraatori _teejuht. Ja kohtume juba järgmises episoodis.